Meie Ära karda podcasti 9. episoodis on külas üks energiast pakatav noor naine Katrin Hindrikus. Katrin on ilmselgelt paljudele tuntud kui Täitsa Pekkis podcasti kaassaatejuht. Täna on Katrin ettevõtja ja palgatööta ei tee. Samuti on ta omanud ka videoturunduse ja produktsiooniagentuuri. Katrin on oma tausta poolest väga kirju naine. Ta on töötanud nii baaris, linnavalitsuses kui ka televisioonis. Tere, Katrin! Tere! Nii tore on olla siin teiega. Aitäh kutsumast! Aitäh tulemast! Enne kui me nii-öelda teemadesse lähme, siis oleme loonud traditsiooni ja Hanna räägib sellest kohe. Me mängime sükest mõnusat energia- ja soojendusmängu nagu Ütle nüüd, mis siis käib tegelikult üsna lihtsalt. 2 kaardipakki on. Võtame mõlemast kaardipakist ühe kaardi peal on siis täht ja teise kaardi peal on siis nii-öelda teema, näiteks nimisõnad. Oh ja siis my vastava God. tähega tuleb... Vabandus, kas saab väljudest podcastist veel, siis nii kiiruse peale asjad ütle, okei, davai, siis saab nii blondi nälja teha pärast. Nii. Ja ühesõnaga siis kiiruse peale, kes kõige kiiremini ütleb, saab punkti endale. Ja teeme süge paar kaarti ja siis lähme juba teemaga edasi. Davai. Nii, mina siis ütlen need tähed ja teemad. Täheks on I ja teemaks on asi käekotis. Kuidas on võimalik, et käekotis naisel ei ole mitte midagi I-tähega? Võtame muu tähe. Võtame uue tähe. Nii. H. Hambari. Jah, väga hästi. Täheks on N ja kategooriaks on meigitoode. N või? Ninakreem. Jah. Mis kreemid sugab ees on? Mul ei ole ühtegi ninakreemi, aga tundub loogiline. Ja täiega, väga hea, super. Täheks on E ja kaardiks Endla. Jah, tänab. Täheks T ja kategooriaks asi köögis. Taino Rull. Termomeeter. Väga hea, aga nüüd kui häälepaelad on soojad. See tõmbas käima küll süksel. Ma olen hullult kompetitiv ka nagu siin. Ma ei olnud nagu valmistunud, vaata. Väga äge. Siis lähme asja juurde. Paljud teavad sind kui Täitsa Pekkis podcasti ühte saatejuhtidest. Aga kuidas ise ennast kirjeldaksid? Kes sa oled? Nii huvitav küsimus on see alati ja, et kuidas ennast kirjeldada. Ma usun, et ma tegelikult tean seda, et see on ajas nii muutuv. Ja täna ma olen täiega sellises kohas, et mul pole väga õrna imugi, kes ma olen. Et täna ka hästi suurel enesearengu, eneseavastamise teekonnal ja just sellel teekonnal, et teha seda, mida ma päriselt südames teha tahan. Ja aga mulle väga-väga meeldib naisi aidata ja just tegeleda selle poolega. Ja ma olen täna siuke elunautleja. Ma arvan, et siuke hea sõna, mis praegu tuli. Naudin elu ja vaatan, kuhu see elu tee meid siin viib. Väga hea. Kuna Mihkel käis ka meil külas, ta oli meie esimene külaline, siis ta natuke puudutas seda teemat, aga igalühel on oma vaatepunkt. Absoluutselt. Kuidas ja miks te otsustasite teha sellise podcasti nagu Täitsa Pekkis? See podcast sai alguse minu sellistest isiklikust, ütleme väga suurest valust, et ma olin just ära tulnud televisiooni töölt ja mulle väga meeldis televisioonis töötada ja ma ei tulnud sealt nagu väga hea tundega ära. Ja siis ma olin väga sellises raskes kohas enda elus või nagu ma ei teadnudki, kuhu minna, mida teha ja siis me olime siis veel enda eksabikaasaga just alustanud ka siis seda videoproduktsiooni agentuuri asja, et nagu seda veits, aga kuidagi nagu ka nagu ei teadnud, kõik on õnn. Ja siis kuidagi see oli nagu nii lihtsalt selge mingi mõte, et oli peale, et issand, et ma tahaks välja uurida, et kas teistel inimestel on ka elus nagu nii raske vahepeal või et see on nagu ainult mingi minu enda asi ja mul kohe kuidagi tuli, et jaa, see Täitsa Pekkis, et alguses mõtlesin, et võiks telesaadet teha, siis on telesaade ülikeeruline teha, et nagu, aga podcast tundub nagu, et alguses põhine on nagu ainult heli alguses, nagu me ju alustasime vaata mingi 4 aastat tagasi, et nüüd see videopilt seal juures on juba nagu mis podcast sa oled, kui mingi videopilt ei ole. Et teeks podcasti tundub nagu lihtne asi, mida teha, et hakkame inimeste käest välja uurima
siis, et kas nendel on ka elus raskeid hetki, kuidas neist välja tulnud, siis ma helistasin Mihklile. Mõtlesin kohe, et ma ei taha seda üksinda teha, et ma tahan kindlasti seda kõigega koos teha ja ma helistasin Mihklile, ma ütlesin, davai, nüüd lähme lõunale, siis me läksime lõunale ja ma ütlesin Mihklile, et Mihkel, et nüüd on nii, et me hakkame podcasti tegema, selle nimi on Täitsa Pekkis ja ma hakkan välja uurima, mis on inimeste kõige suuremad väljakutsed ja kuidas nad siis on sealt võitjana välja tulnud ja Mihkel oli mingi, davai, okei, hakkame tegema. Ja siis me lihtsalt hakkasime pihta nullteadmise, oskuse, kogemusega, et Egertil õnneks, kui me olime televisiooni taustaga, siis mingid väiksed teadmised meil olid, aga meil ei olnud stuudiot, meil ei olnud nagu mitte midagi ja siis lihtsalt hakkasime tegema ja nüüd 4 aastat hiljem siin nüüd 5. hooaeg on ju. Jah, me küsisime seda sama küsimust ka Mihklilt, aga miks sina arvad, miks te podcastiga nii edukad olete? Et mis eristab Täitsa Pekkis saadet teistest? Ma arvan, et seal on päris palju erinevaid faktoreid, ma arvan, et seal on tugevalt see, et me hakkasime seda tegema puhtast nagu südamest ja me lihtsalt tahtsime midagi ägedat teha ja midagi koos luua. Et meil oli alguses lihtsalt nii tore, meil siiamaani lihtsalt nii tore teha, kutsuda nii palju erinevaid ägedaid inimesi, rääkida nendega, et see tuli kuidagi, et me ei oodanud nagu midagi vastu, et meil ei olnud mingi toodud plaanid, me ei saa mingi top podcast, me lihtsalt tahtsime seda teha ja me hakkasime tegema, meile nii meeldis, siis me tahtsime veel teha ja meil alguses oli, me ei hakka seda kunagi mingi raha eest tegema ja me ei taha mingi reklaame müüa, et see nagu nii heast kohast tuli ja siis me hakkasime ka aru saama, et vau, et teistele läheb ka korda, okei, et teeme edasi, et meil oli enda nagu nii hea meel seda teha, et meil ei olnud mingit nagu tagamõtet või tohutut suurt mingit eesmärke või et meil oli nii lihtne seda nagu teha ja Egert ja kõigi meil 3 tiim toimis nagu nii hästi ja me nägime, see impact on ka olemas, et inimesed said seda, et vau, see podcast inspireeris mind nagu tegema elus neid muudatusi, vau. Ja siis teine fakt on nagu ka see, et meil on hästi, ma tunnetan paigas see selline, mulle turunduses hästi meeldib selline printsiip nagu, et educate, entertain ja inspire, ehk siis hari inimesi, inspireeri ja meelelahutus. Et ma arvan, meil need 3 komponenti on päris hästi nagu koos, et me oleme väga väärtuslikku sisu loome ja samas me oleme sellised tilberdis, me teeme nalja ja siis me inspireerime inimesi selle käigus, on ju. Et ma arvan, et see on ka selline faktor olnud kindlasti seal juures, et ma arvan, miks me täna nagu oleme siin, kus me oleme. Ja järjepidevus, sorry, see käsi vahele. Või 3. punkt. Ja järjepidevus, et me oleme võtnud fookuses, et meil iga esmaspäev, välja arvatud, siis kui on meil suvepuhkus, aga muidu iga esmaspäev meil tuleb saade välja ja 4 aasta jooksul on ainult üks esmaspäev jäänud vahele, kus me ei ole saadet välja andnud, sest me olime Egertiga Londonis Tony Robbinsi konverentsile, siis Mihkel lihtsalt mingi tilberdis selle, ta lihtsalt nagu mingi, mul suva ma ei tee, vaata. Et lihtsalt oli üks esmaspäev, et see konstantne järjepidevus ja see tiimitöö, et kui üks on nagu mingi, ma täna ei viis, siis teine on ikka davai, et lähme. Et see järjepidevus on ka kindlasti üks asi. Minu arust see vibe on täiega äge nagu teie podcasti juures, just see, et seda nagu kuidagi tsensuuri ja sükest nagu filtrit ei ole, et ta on nagu siuke hästi vahetu ja te räägite samas hästi nagu emotsiooni pealt ja kuidagi nagu, see on siuke mõnus. Ja üks koht tuleb veel siin, et me kuidagi Mihkli Egertiga, et me suudame kuidagi luua selle ruumi sellele külalisele hästi, et ta tunneb ennast nii mugavalt, et ta julgeb jagada enda elu nagu kõige valusamaid kohti, mida põhimõtteliselt osadel nagu ka pere ja mingi sõbrad ei tea. Et me oleme kuidagi meil see dünaamika, nii et me suudame sellise ruumi luua, et inimesed usaldavad meid. Ja ma olen nagu nii tänulik selle eest, et me nagu õnnestunud seda teha, et see kuidagi meie see tiimi kombo nagu töötab ülesti. Mul on ka minu Pärnu-Tallinn maantee autosõidud on siuke tunne, et ma olen 10 minutiga kohal, sest see kuidagi nii ruumitajuvus ka pärast nagu nii mõnus on olla seal. Tunne nagu oleks ise seal kuskil kardinate taga. Nii tore. Aga saad sa saladuse loori kergitada ja avada, mis plaanid teil Täitsa Pekkis akadeemiaga on? See on väga, ma kuvitan seda, et sa täna seda minu käest küsida, kui see saade tegelikult eetrisse läheb, siis võib-olla on asjad kõik juba täiesti teistmoodi, et me oleme korraldanud neid naistele suunatud enesearengu festivale, nüüd viimane oli nii meestele kui naistele, et me kindlasti jätkame nende tegemist. Praegu meil otsustasime, et me lükkame sügisese uude aastasse edasi, et ma tundsin ise, et mul ei ole seal energiat täna taga, mis kannaks ja me lükkame selle märtsisse, et neid me kindlasti teeme ja minu suur visioon oli ka siis luua naistele selline enesearengu platvorm, nagu midagi sellist, mis on täna Mindvel, aga just naistele suunatud, kus on erinevad kursused erinevatel teemadel. Ma täna ei tunne, et mul oleks seal energia taha ja ma tahaksin seda tegema hakata. See on ka siuke umbes mingi viimase 2 nädala siuke teema, et ma ei tea, et kuidagi mingid teised teemad tahavad nagu sisse
sisse tulla, et ma täna ei tea veel, mis selle akadeemiaga nagu saab, aga festivale me kindlasti korraldame, võib-olla veel mingeid väiksemaid sündmusi, naistele üritusi, et vaatame, mis tuleb. Täna on veel jah, kõik on selline kuidagi lahtine, aga võib-olla kui see saade on juba eetris, siis võib-olla on juba rohkem infot. Sa oled ise hästi sihuke nagu, kuulata sinuga podcast'e ja kuulata Täitsa Pekis podcast'e ja kui praegu sind kuulata, siis sa oled sihuke hästi nagu energiline, särtsakas, naerusuine, et kust see tuleb, kas sa oled kogu aeg selline? Jah. Ma arvan, et ma olen nagu enamus ajast selline, kuigi ma tunnen, et ma praegu tulen nagu pärast seda, kui me nüüd oma selle videoturundusagentuuriga otsustasime, me enam seda edasi ei tee, me andsime oma stuudio ära, mis oli väga suure unistuse täitumine, et meil oli see oma stuudio. Et siis pärast seda ja siis ma kolisime vahepeal Võsule, et oli nagu mõned kuud sellist nagu madalamat perioodi, nagu puhkamist, enesega olemist, et siis nagu ei olnud nagu võib-olla nii palju särtsu sees, et ma olengi kuidagi aru saanud, et mul on sellised nagu hooajad, et ongi hooajad, kus on minu selline täielik, Timo Porol kutsub seda täiesti sinu projektijuht tuleb välja ja hästi siuke driver ja nüüd lähme, teeme, kütame plaanid, mingi kõik lihtsalt läheb ja siis on mingi periood, kus mul ongi vaja lihtsalt nagu olla põhimõtteliselt iseendaga lihtsalt puhata, aga üleüldine minu selline olemus ongi siuke ikkagi positiivne, särav ja on selline mingi isiksustüüpide test, mingi Clifton, mis ongi nagu tugevustele ja minu number 1 tugevus sealt tuli välja, siis on positiivsus. Et et ju see siis kuidagi on niimoodi või siis kodeeritud, et ma olen hästi lahendustele orienteeritud, et ma alati nagu näen, et on lahendused isegi kui on nagu mega raske. Et kuidagi see nagu on siuke in my nature. Võsu on väga äge koht, ma olen ise 6 aastat Käsmus elanud, nii et täiega mõnus on. Väga äge, no just üleeile tulin Võsult ja käisin ka Käsmus, väga äge. Vähe kant, jah. Aga ma nüüd kadusin omadega ära. Sa oled ju ülikoolis õppinud päris mitut eriala tegelikult. Mis erialad need olid ja miks sa 2 neist pooleli jätsid? Tegelikult ma olen 3 jätnud. No vot, 3. Miks 3? Ma olen nagu siuke elukestev mingi enese siuke otsija või aga vaata, ma tulen hästi tugevalt sellest veel generatsioonist, kus kodus tuleb kaasa see, et sa pead minema ülikooli, sa pead saama hea hariduse, sa pead saama hea töökoha, et ehk siis nagu mul oli perekonnast päris suur selline siis soov, et ikkagi ma pean ülikooli minema, aga ma tegelikult ei teadnud, mis ma elus teha tahan. No olgem ausad, tegelikult ma polnud õrnaimuga, aga mulle midagi mõtlesin, et et vähemalt, et saaks nagu Tallinnast eemale, et siis läheks Tartusse õppima ja kuidagi mulle tundus, et keeled on midagi, mis on mulle, et davai, et ma läheks siis klassikalist filoloogiat õppima, nagu mul polnud õrna aimugi, nagu tundus mingi kreeka keel, ladina keel, siis lähen sinna, ma ei tea, ladina keelega ma ei tea, mis ma peale hakkan, täna ma vaatan, et sellel on nagu päris palju asju, mida saaks teha, aga too hetk nagu lihtsalt mingi ladina keel, vana kreeka keel, isegi nagu kreekas sa ei saa sellega hakkama, mingi mütoloogia, mis asi see on, et kuidagi nagu ma sain nagu aru, et see ei ole mulle, eriti pärast seda, kui ma käisin Ameerikas raamatuid müümas, kohe kui ma ülikooli läksin 1. aastal, et see avas ka hästi suure perspektiivi, et üldse, mis on võimalik. Ja siis mõtlesin, et ma ei viitsi õppida seda. Aga siis ma läksin kultuuriteadust õppima, mis oli suht sama, et nagu lihtsalt vahetada nagu mingit erialat ikka, et kuidagi see Tartu vibe ja kõik oli nagu äge. Aga siis, kui ma ise sain aru, see kultuuriteadus on nagu sama lihtsalt teise nimega. Aga mulle selles mõttes väga meeldis, nagu kui ma väga, väga hea nagu kõigist filoloogia, kõik mulle nagu istub hästi ja ma oskan hästi kirjutada ja kõik see mulle sobib, aga kuidagi see nagu suur ülikoolile mul üldse peale ei läinud ja siis, kui ma Tähe piljardiklubis baaridaamist sain siis klubi juhatajaks, siis ma mõtlesin, et see ettevõtlus on päris äge, et ma lähen Minorisse õppima ettevõtlust ja mulle seal väga meeldis. Just, et väiksed grupid, hästi siuke individuaalne lähenemine ja kõik mulle väga meeldis, aga siis ma läksin Tallinnasse, sain Põhja-Tallinna valitsusse avalike suhete nõunikuks ja ma tundsin, et ma ei suuda 2 asja korraga teha ja siis ma olin mingi okei. Tundub, et see ülikooli asi nagu täna nagu lihtsalt ei ole minu teema, mulle hullult meeldib nagu tegutseda, et mulle meeldib praktikas õppida. Täna ma tunnen, mulle täiega meeldib õppida. Aga mulle too hetk oli nagu see, et ma nagu ei näinud sellel nagu lihtsalt seda mõtet, et ma kuidagi sain juba mingid ägedad töökohad ja need, kus ma sain nagu praktikat. Aga kas sa arvad, kui nagu täna vaadata seda maailmapilti, et kas pigem ongi nagu see, et noored võtavadki vaheaasta, näiteks teevad midagi muud või lõpetagi näiteks ülikooli ära või miks mitte ka gümnaasiumit, et kas see on nagu tegelikult, kas saab ehitada ka mingisuguse baasi ilma nii-öelda ülikooli või keskhariduseta?
no vaadates mind siis ilma ülikooliharidus, et on nagu natuke võib-olla nagu noh, selles mõttes see saab või vaadata nagu kas või Mihklit või nagu teist tutvusringkonda, et ma usungi, et see on nagu nii individuaalne ja tänapäeva maailmas, kus kõik uksed on lahti ja võib-olla võimalusi ongi kohati tundub nagu natuke võib-olla liiga palju, et sa ei teagi, et aga siia oli küll välismaale vaheaasta mingi, et neid võimalusi on nii palju, et see võib olla päris sihuke overwhelming tunne võib-olla osadel noortel, et ma usun, et igaüks peab lihtsalt peeglisse vaatama ja päris seda, et mida mina teha tahan, et kas mul on see kutsung minna ülikooli, kui ma tahan päris arstiks saada, no siis palun mine ülikooli, et nagu väga muud moodi see täna ei toimi, on ju. Et seda kuidagi hästi enda sisse vaadata, kui sa ei teagi, mis teha tahad, siis täiega mine, ma ei tea, Austraaliasse, Ameerikasse, kuhu iganes või mine kuskile tööle, et need võimalused on täna nagu nii äge, et nii palju võimalusi on täna noortel, kuidas ennast avastada, et äge, et igaüks saab nagu ise otsustada. Või kuidas te tunnete, kas on, kuidas selle valikuga on täna? Ma olen täiega selle poolt. Jaa. Et nagu selles mõttes, kui sul võib-olla ei olegi kohe mingit ideed, mida sa nagu teha tahaksid ja samas on võib-olla mingi asi, millega sa juba tegeled, näiteks turundus, millega sul on praktilist kogemust, siis miks mitte seda praktiliselt juurde omandada selle asemel, et tegelikult ülikoolis seda omandada, et võib-olla praktilised kogemused tihti, meil suurettevõtted siin järjest maailmas otsustavad, et ülikooliharidus ei ole kõige olulisem, et praktilised teadmised tegelikult kui turundus muutuvad nagu mingi üle kõik asjad, et sa pead olema kogu aeg teemadega kursis, et tea, aga mis teil endal, mis teil plaan, kuidas teil? Hetkel käib ülikoolis teine aasta ja õpin sellist eriala, milleks on turismi, hotelli, ettevõtlus, ehk siis vahepeal siin koroonaga kõik ütlesid, et sul ei ole 2 aasta pärast tööd, aga nüüd ta natuke taastub ja selles mõttes, eks plaanid on ikka edasi õppima minna, aga mul lihtsalt on kuidagi see endas sees, et ma tahan kõik järjest ära õppida ja siis mul on nii-öelda nagu, siis hakkan nii-öelda elu elama. Väga äge ju, kui meeldib ka vaata see, mida sa õpid ja just, et on tore, et ei ole nagu vastu tahtmist, et ma pean õppima, see on nagu see koht, kus vaadata peeglisse. Absoluutselt. Ja mina õpin Tartus, nüüd sai 1. aasta läbi, õpin vetmeditsiini, ehk siis loomaarstiks õpin mina. Põhjus on siis selles mõttes tuttavate jaoks võib-olla väga lihtne. Ma olen 15 aastat hobustega tegelenud ja tegelikult enne ülikooli algust oligi mõte minna üldse Saksamaale või USAsse algselt siis, aga kuna COVID oli, siis ma liikusin Saksa peale üle minna ühte tippkoolisõitjat nii-öelda aitama ja tema alla tööle, aga siis ma sain üllatus kogemata ülikooli sisse ja kuna ülikool ütles mulle, et ilma mõjuva põhjuseta ma seda kohta nagu järgmiseks aastaks nii-öelda seivida ei saa, siis mul oli umbes 2 nädalat niimoodi, et ma lähen kas 2 nädala pärast Saksamaale või ma jään siia ja see oli nagu väga crazy aeg, aga jah, ma ikkagi otsustasin, et ma jään siia, sest et ma sain või õnneks olen ma saanud neid samu asju teha nagu siin ka edasi, mis kogemusi ma oleks nagu sealt saanud. Nii. Ja, aga ma olen täiega selle poolt, et kui keegi noortest nagu küsiks mu käest, et kas ma peaks võtma vaheaasta, siis ma oleks kui sa juba mõtled, et kas ma peaksin võtma vaheaasta, no siis tõenäoliselt nagu sa võiksid selle vaheaasta võtta, et täpselt kui sul oli see nii suur hobuste teema, et sul juba on mingi passion või midagi, kuhu tõmbab, et vaadata seda suunda, on ju. Absoluutselt, et lõppkokkuvõttes ongi see, et isegi kui su tihti on suguvõsa surve päris suur, eks ole. Mul oli ka appi, mis must nüüd saab, et umbes nagu maailma lõpp, ma lähen ära. Aga tegelikult on nagu see, et sina pead selle otsusega edasi elama, sinu kogemused, sinu elu, sinu valikud, et lõppkokkuvõttes ikkagi tee täpselt nii, nagu sa ise arvad, et on õige. Jep. Ja lõppkokkuvõttes ükski valik ei ole vale või ei ole halb, et isegi kui sa nagu lähedki sinna ülikooli, saad aru, et see ei ole sinu jaoks, et siis see ei ole nii-öelda maha visatud aeg, vaid sa said ka aru, et midagi ei ole sinu jaoks ja saad sealt edasi liikuda, et tegelikult nagu kõik on okei, et lihtsalt nagu hakata mingis suunas minema ja siis saab hakata navigeerima seda, eriti nagu kui sa oled nii noor ja sa alles hakkad minema ülikooli enda elu peale, et nagu kõik uksed on avatud. Siis nagu ma olen nii excited teepärast, et saate nagu nii äge lihtsalt tänapäeva maailmas noor olla. Ja mul õde oli ka samamoodi, läks kooli, tundis, et ei ole tema eriala, võttis paberid välja ja läks Austraaliasse aastaks ajaks, tuli tagasi ja nüüd on juba bakalaureusekraadi kätte saanud, nii et selles mõttes kõik käis nii kiiresti, aga samas ta nautis seda elu osa, nii et kindlasti selles mõttes, kui tunned, et ei ole sulle, siis võta see vaheaasta, naudi elu, käi, õpi, ela ja siis vaata edasi. Ei ole ju mingit vanusepiirangut ka öeldud, et nii, 20 oled enam ülikooli sisse ei saa. Jaa. Aga miks sa USA-s raamatuid müümas käisid?
lihtsalt sattusid või miks? Miks ma USA-s raamatuid käisin müümas? Ma tunnen ennast päris vanana, et ma käisin nii ammu, siis ma mingi okei, lähme tagasi sinna, miks ma läksin. See tundus too hetk nii põnev lihtsalt. Nüüd vaata, kõik teavad, mis on mingi raamat, umbes mingi iga teine on käinud USA-s raamatuid müümas, aga siis, kui mina noor olin, siis see oli ikka väga uus asi Eestis ka, et sest ma juba pikalt ikkagi nagu tegutsenud, aga ikkagi veel väga uus asi ja see tundus lihtsalt nii põnev kuidagi minna ja siuke väljakutse, et Ameerikasse ja vaadata siis, et see nagu tundus nii põnev, samas nii hirmutav. Ja see oli retsit raske, see oli nagu üks kõige raskemaid asju, mis ma elus teinud olen, aga ma ei vahetaks mitte midagi selle vastu, et siis ikka kõiki hirmudega saad nagu kohe vastu nägu endale, et ma arvan, et siuke nagu lihtsalt tugev nagu uudishimu ja põnevus, et mis seal siis päriselt nagu toimub ja mis seal siis saab, oli see põhiasi. Aga soovitaks sa noortel täna ka minna? Jah. On nagu lihtsalt nii äge, et kui sa vähegi tunned, et mine kas või tee see 1 aasta ära, et kui sa päriselt tunned, et sa tahad sinna minna, et nagu see on täiega raske, aga sa saad enda kohta lihtsalt nii palju teada ja sul on jälle lihtsalt üks kogemus juures ja võib-olla sa näedki, et see ongi sulle võimalus on ja mingit päris okei raha teenida, sul läheb seal hästi, on ju, et mina kindlasti soovitan enda kogemuse põhjal, aga minu kogemus on minu kogemus. Kui me lähme nüüd natuke tagasi nii-öelda kooli ajale, kus sa nii-öelda igapäevast pidid õppima, siis mis on see üks õppeaine, mida sa tunned, millal oleks võinud rohkem keskenduda? On see mingi keel või matemaatika või midagi? Väga ei tunnegi. Et kuna ma olin päris hea õpilane, viimased keskkooliaastad läksin natuke mingi käest ära, sest midagi rohkem nagu mingi väiksed peod ja mingid noormeed ja kuidagi nagu siis väga nagu enam üldse, aga ma olin päris hea õpilane ja mulle selles mõttes nagu kui ma tahan, siis ma õpin väga hästi, kui ma ei taha, siis ma nagu mingi itsi on ju. et aga mulle väga meeldis ajalugu, mulle väga meeldis ka inglise keel, eesti keel, nagu kuidagi nagu jah, ei tunnegi, et ma oleks võinud midagi rohkem seal panna, et ma arvan, ma andsin ennast täiega parima. Aga millisest õppeainest on kõige rohkem kasu olnud? Ma arvan, et inglise keel ja eesti keel, just grammatika ja see, ma arvan, sellest on hästi palju kasu olnud, et ma ikkagi oskan õigesti kirjutada, ma oskan nagu lauseid moodustada ja sellega saab nagu päris hästi hakkama. Sinu kui ettevõtja käest saab küsida ka, et kuidas suunduda palgatöölt siis ettevõtjaks, et kaotada on ju tegelikult väga palju, aga samas sa ju ka võidad. No jälle perspektiivi küsimus. Et sul on igal pool võimalus kaotada, igal pool võimalus võita nii palgatööl kui ka ettevõtluses, et ise saad ju selles mõttes valida. Oota, aga mis see küsimus esimese pool oli? Kuidas suunduda palgatöölt ettevõtjaks? Kuidas suunduda? No eks siin on erinevaid variante, et kas sa lihtsalt pea ees hüppad tulla nagu mina või siis sa oled natukene võib-olla võtad asja võib-olla rohkem mõistusega ja lähed step by step, eks sa palgatöö kõrvalt hakkad vaikselt tegema ja lood endale finantsilise tagaala ja siis kogud, vaikselt hakkad pihta ja siis mingi hetk, kui sul on see finantsiline tagaala, ma ei tea, 4,5 aastat vähemalt olemas, et sa tead, et sa ei pea nagu raha pärast seda ettevõtet tegema, et siis minna full time ja siis panna hullu. Et see on nagu minu tänane soovitus, aga see on nagu, mina ei teinud nii, ma läksin seda nagu põletan kõik sillad ja lähen peas vette, see on minu inimtüüp, et ma lihtsalt teen seda niimoodi, aga täna, kui ma soovitan naistele, kuidas alustada ettevõtlusega, siis ikkagi nagu palgatöö kõrvalt ja luua endale see meelerahufond, et muidu kui sa, siis ettevõtlusega alustada on palju keerulisem. Kui sul ei ole seda tagalat olemas, sa pead kogu mõtlema, ma pean jälle müüma, raha, mingi siis tekitab nii palju stressi, et kuidagi nagu saab seda asja ka mõnusamalt teha, aga see on jälle inimtüübist, ma arvan, oleneb, et kuidas sellega siis alustada, aga tänapäeval ongi nii äge see, et on nii palju ettevõtjad, kelle poole sa saad pöörduda, kes sind inspireerivad, kuule, kuidas sina alustasid, mis sa soovitad mulle teha, mida sa näed, et täna nagu Eestis ongi nii äge elada, et kõik on nagu mingi põhimõtteliselt 1-2 võib-olla mingi Instagrami message'i või kõne kaugusel, et kindlasti soovitan nagu uurida, et ala mingi Kristel, mida sa soovitad täna teha, Kristel Kruustükk või kes iganes, et see on nagu kihvt, kes tahavad ettevõtlusega alustada. Sinuga ju tegelikult juhtus mitte 1 või 2 korda, võib-olla isegi on rohkem juhtunud seda, et kui sa
läksid nii-öelda linnaosavalitsusse, siis Põhja-Tallinna linnaosavalitsusse tööle, siis sa ei pidanud üldse minema sellele ametikohale, kuhu sa läksid. Ja samamoodi tegelikult ka televisiooniga juhtus ju, et sa ei pidanud minema selle ametikoha peale, sa pidid ju reporteriks alguses minema. Et kuidas nii juhtus? Ma ei tea, see on hea küsimus, kuidas need asjad lihtsalt juhtuvad, ma ei tea, lihtsalt elu toob mingeid teisi võimalusi juurde, et minu selline võib-olla nagu trump või kuidas ma olen nagu saanud need töökohad ilma siis vastava hariduse või töökogemused on see, et mu silmad säravad ja ma teen päriselt asjad ära. Et ja ma nagu, ma alguses olengi see, nagu mul on nagu kuidagi, ma ei näe neid nagu hirme või kuidagi nagu, et ma ei oska või ma lihtsalt hakkan tegema ja siis oh shit, et siit mulle nii meeldib uute asjadega alustada, et ma olen hästi käimatõmbaja, mulle meeldib ongi asjadega alustada ja käima tõmmata ja siis põhimõtteliselt keegi teine võiks edasi tegeleda, et mulle meeldib nagu see uus väljakutse on lihtsalt nagu nii magus kuidagi nagu, et davai, hakkame seda tegema ja siis kogu aeg vaata sa ju õpid, arened, ehk siis sa alustad alati juba nagu uuelt tasemelt mingit asjadega ja see on siuke põnev, need asjad kuidagi on nagu niimoodi tulnud mu ellu. Aga kuidas sa julgesid neid töökohtasid nagu vastu võtta, sest ma näiteks mõtlen, et kui keegi pakkus mulle töökohta, mille sisust mul väga palju nagu kogemust ei ole ja nagu aimu, mis ma tegema hakkan, siis ma küll ei julgeks ja öelda. Miks? Sest ma pean pärast oma peaga vastutama selle eest, kui mingi jama tuleb. Eks siis hakkad juba ette mõtlema, et midagi hakkab valesti minema. No aga veits peab ette mõtlema, ei või? No võt, ma ei tea. Mina ei mõelnud, et midagi nagu ma ei läinud üldse seda sinna trippi sisse, kus ma hakkaksin mõtlema, et midagi saaks nagu valesti minna, sest kõik need kogemused on nii ägedad. Et aga see ongi kuidagi in my nature, aga ma tunnengi, et tänapäeval me hakkamegi liiga palju juba nagu kuskil tulevikku, mingid hirme peas, mis siis saab, kui nagu see juhtub, mis siis saab, aga mis siis saab, kui kõik läheb täpselt vastupidi. Et küsimus on see, kas sa ise tahad seda teha. Kui sa ise tahad seda teha, siis elu mängib sulle selle välja either way. Ja kui lähebki pekki jälle kogemus olemas, et ei saanudki hakkama, soovat liiguma edasi eluga. Et kuidagi aga täna see ühiskond, see, et sa oled ebaõnnestunud ja sa ei saanud seal hakkama ja siis hakkad, ma ei saagi millegagi hakkama ja siis läheb, issand juba, läheb mingisse spiraali ära, et selles mõttes ma täiega mõistan seda kohta. Aga lihtsalt, kui sa tunned, et sa tahad, siis lihtsalt lähed. Lihtne öelda, mitte nii kerge teha. Sa oled kirjutanud ka artikli, mille pealkiri on siis kõik suhted saavad alguse sinust endast. Kuidas sa seda seletaksid noortele lahti? Mida see tähendab? Välismaailm on sinu sisemise maailma peegel. Ehk siis ükskõik, kas me räägime töösuhetest, armastussuhetest, need kõik peegeldavad sulle sinu sisemist olemust. Ehk siis, kui sina sisemuses oled ebaõnnetu, ebakindel, sa ei armasta iseennast, siis maailm peegeldab sulle seda vastu. Ehk siis sa saad kogu aeg seda nagu, et sa see keegi vend ütlebki sulle, sa oled selline, sa oled ebapiisav. Ehk siis nagu kõik saabki alguse sinust endast, sinu enda enesehinnangust, enesearmastusest, sinu ellu suhtumisest, kõigest sellest ja siis ümber hakkavad kogunema inimesed, asjad. Et sinu sisemaailm on sinu välismaailma peegel. Sa oled ka öelnud, et eelmine aasta ehk 2021 oli sinu jaoks suur aasta. Miks nii? Ma arvan, see 2022 on nagu, ütleme nii, et see 2021 ei olnud nagu midagi selle kõrval, et ma isegi mäletan enam, mis seal 2021 toimus, on ja mingi, ma ei tea, mis oli eelmine aasta või? Jah, võin sind aidata. Sul on sooloreis Egiptusesse. Au, ja okei. Ja. Mul on nagu mingi, see oli alles eelmine aasta, mulle tunne nagu mingi praegu lihtsalt, ma ei tea, ma teen mingi siukseid kvanthüppeid, et ma ei tea, okei, nii, ja nii, mis veel oli? Siis oli 6 aega Sansibaril. Ja see oli esimest korda elus siuke mõnus puhkus. Ja siis on veel, et sinu enda sisemine areng. Kuidas need kõik sind õpetasid või kust üldse näiteks tuli mõte minna Egiptusesse üksinda? See oli pärast meie järjekordset Täitsa Pekis transformatsiooni festivali. Siin on see, et kui ma teen, siis ma teen täiega ja hästi kõrged standardid on loodud ja vahepeal need standardid on nii kõrged, et sa kuidagi nagu lihtsalt töötad ennast nagu veitsa üle ja olin ka nagu üle töötanud ja natuke nagu läbi põlenud ja üldse nagu siuke keeruline
oli madal seis, ütlesin nagu siuke onju. ja siis oligi, et nagu peaks minema lihtsalt kuskile ja olema nagu iseendaga ja kuidagi sealt sai alguse jah, selline hästi tugev selline enese nagu ja elu üldse usaldamine. See tundub nagu mingi mega juustuselt ja nagu, aga see ongi nagu raske seletada, aga lihtsalt mingid asjad said nagu hakkasid kuidagi nagu rohkem inglise keeles nagu making sense. Et kuidagi sealt see sai alguse. Aga no 2022 aasta on nagu selles mõttes, kas pole midagi võrreldes sellega. Aga räägime natuke sellest Zanzibari ajast ka. Mida te seal tegite nii kaua? Midagi. Lihtsalt läksite nautisite? Delfiinidega käisime ujumas koos. Oh my god, see oli nii äge, nii ilus. Rannas, mingi autoga sõitsime, rentisime seal ringi, hotell, nagu mingi, põhimõtteliselt söök, rand ja hotell. Oli siuke trajektoor ja siis lihtsalt mingi avastamine seal koha peal ja raamatute lugemine selline enesega natuke, aga põhiliselt oli nagu mingi passu ääres ja rannas. Mitte midagi ma muud ei teinud. Aga Zanzibari soovitad kõigile? Ma soovitan siis, kui sa tahadki lihtsalt sellist nagu full puhkust, sellist nagu kuurorti, et seal nagu Zanzibaris on mingit sellist Aafrika elu või kui sa tahad sellist mingit päris Aafrikat näha, siis pole mõtet, kui sa tahad nagu lihtsalt nagu paradiisi randa, siis jaa, seal neist igasugune, kuhu vaatad, on nii ilus, nii soe vesi, oh my god, mulle niimoodi soe, lihtsalt oled seal vees nagu mingi mullivannis, vaata, nii soe on lihtsalt ja nii toredad inimesed ja et tõesti nagu mega koht, kus lihtsalt, kui sa tahadki päriselt nagu juhtme seinast välja tõmmata. Millal tagasi plaanid minna? Zanzibarile või? Yeah. Ma ei tea, praegu ongi, et see kogemus sai seal kätte, et praegu Zanzibar ei tõmba üldse, et see, kuidas saar on vaata nii väike ka, et sa nagu näed ühe korraga kõik kohad ära, et selles mõttes sinna nagu tagasi, ma ei tea, võib-olla elu lihtsalt, ma ei tea, aga Aafrikasse väga tahaks minna, siis me nagu jõudnud vaata safaridele kuskil käia, et väga tahaks mingi safarile minna, sest Aafrikasse tahaks kindlasti tagasi minna. Aga mis on näiteks see üks riik, kuhu sa või linn või kuhu sa reisida hetkel niimoodi, et me anname sulle Bali. Istu lennukisse ja mine selles mõttes. Ja siis ma läks Balile ja siis meil sõbranna juba ootab. Ootab juba ees, et praegu ma tahaks väga minna Balile. Aga sellist linnareisi näiteks Itaaliasse, Milanosse? Milano ei tõmba, praegu suurlinnad üldse ei tõmba, aga Itaalia, Lõuna-Itaalia ja lähme Lõuna-Prantsusmaa ja väga äge ja siuksed nagu mingid väiksemad riigid, aga ja Itaalia väga tahaks minna ja. Aga enne Brit mainis ka, et eelmine aasta ma tegin luuratistest podcastidest lihtsalt, siis ma tean. Te olete nii tublid lihtsalt, ma ei või nii ette valmistas, nii äge. Siis sa rääkisid ühes podcastis, et sa tegelikult eelmisel aastal hakkasid iseendaga rohkem tegelema ja tegid enesearengut päris palju, et kust see nagu alguse sai ja miks? No, kust eneseareng üldse algus, ma olen siis, kui ma läksin raamatuid müüma Ameerikasse ja see ongi olnud konstantne teekond. Nüüd juba on ju, issand jumal. 15 aastat varsti või, appi ma nii vana juba. Mitte, et vanus oleks üldiselt oluline, aga nagu niimoodi numbritesse panema, et see on olnud selline konstantne lihtsalt areng ja see nagu huvi, et nagu maailmas on veel midagi ja kogu aeg see nagu saad aina rohkem teadlikumaks ja mingid hakkad nagu taipama elu kohta ja enda mingi lapsepõlve traumad ja kõige selle kohta ja kust sa nagu tuled ja et see siuke teekond kogu aeg konstantselt, mis lihtsalt läheb edasi, et kui sa mõtled, et sa oled nüüd mingid asjad paika sa või ära teid, see on mingi ahah ja siis on mingi järgmine koht ja siis sa lähedki kogu aeg, et me kogu aeg, kas me jõua kunagi kuskile kohale, et nüüd me oleme valmis, vaata. Et see lihtsalt see on nagu teekond ja siis see teekond, mida sa sinna nii vanemaks saad, seda ägedamaks see teekond läheb, kui sa lihtsalt tegeled endaga ja kogu küsid enda küsimusi alad mingi, miks ma seda teen või mida ma päriselt teha tahan ja kes on need inimesed ja millist elu ma endale päriselt luua tahan, siis elu lihtsalt kogu aeg läheb aina ägedamaks, aina kihvtimad inimesed tulevad, aina paremad võimalused ja siis sa lihtsalt hakkad kogu aeg nagu tõstad seda sagedust ja liigud nagu kõrgemale ja see on nagu elu lihtsalt palju ägedam, need madalpunktid jäävad nagu, et nad ei ole enam nagu nii madalad, et see kui vahepeal on nagu niimoodi, siis see läheb nagu selliseks, elu hakkab nagu mõnusalt kulgema. Aga kuidas see protsess sinu jaoks nagu välja näeb, kas sa tegeled meditatsiooniga või pigem lihtsalt istudki iseendaga, mõtled mõtteid? Ja ma olen kõik selle teekonna hästi nagu läbi käinud, et tugevalt tulnud sellest ongi et siuke enesearengu maailma tunnen on suuresti meeste juhitud väga pikka aega, hästi tugevalt selline hustle kultuur,
see kell üles, hästi rutiin, nagu, et muidu sa ei saa edukaks, kui sa ei ärkagi kell 5, siis ei mediteeri, siis ei jookse, siis ei no, ma olen kõik selle nagu läbi proovinud ja teinud ja ma olen kogu aeg nagu peaga vastu seina jooksnud, mingi noh, et mul on mingi viga, sest ma nagu mingi ei jaksa kell 5 üles tõusta, ma olen nii proovinud neid igast 5 AM klaabe ja kõike teha, et need lihtsalt asjad nagu ei toimi, aga ma olen kõike proovinud, mida raamatus, kõik, mis podcast'i inimesed räägivad, ma olen nagu kogu need asjad teekonnad nagu läbi käinud ja katsetanud. Ja täna ongi lihtsalt, et mul on nii palju tööriistu ja nüüd ma täna teadlikult lihtsalt valin mingitel hetkedel, et mis on praeguses hetkes mulle nagu hea, nüüd mul meeldib hästi palju metsas jalutada, varem ma ei teinud üldse seda, mul meeldib hästi palju kirjutada, tänulikkus on kindlasti üks, nagu mida ma olen tegelikult aastaid, aga ka vahelduva eduga praktiseerinud, trenn, sõbrad, et see on nagu sihuke, noh, minu jaoks hästi nagu voolav, et nüüd okei, et millised asjad nagu mulle kogu aeg sobivad, et me ei pea kuskile jääma sellesse kinni, et aga tema teeb nii, siis mina pean ka nii tegema. Et tema ärkab kell 5 ja tema sai tänu sellele edukaks, et ta iga päev tund aega mediteerib. Jah, kui talle see sobib nagu yes, you go, nagu mulle ei pruugi see üldse sobida, et mulle nagu selline hästi tugev nagu rutiin ja selline nagu üldse ei lähe. Absoluutselt mitte. Et ongi, ma õpin ise ennast tundma, mis tundega mida tahan, mis mulle sobivad ja need ongi ajas hästi vahelduvad. Et täna mulle sobibki nagu see mingi metsas käimine, kirjutamine, mingi sõpradega mingite asjade rääkimine, aga noh, 6 aja pärast see võib olla juba hoopis midagi muud ja ma ütlengi, et iga hommik ma mediteerin tund aega. Et kuidagi ma olen nagu lahti lasknud sellest, et kuidas nagu edu peab välja nägema või üldse nagu mida me peame tegema selleks, et olla nagu keegi, sest kõik on meie ühiskonna lihtsalt mingi programmeeringud ja projektsioonidega, et lihtsalt nagu mida mina tahan päriselt teha, mis mulle meeldib teha, et seal on nagu kõiki neid faktoreid, neid mediteerimisi ja kõike seda, aga see mediteerimine ei pea olema ainult see, et sa istud ühe koha peal 15 või tund aega, mediteerimine, noh, sa võid nõusid pesta ja mediteerida ja ma ei tea, klaverit mängida ja mediteerida, et lihtsalt leia see, mis nagu sulle endale päriselt nagu meeldib teha. Et kui, aga see on nagu konstantne lihtsalt selline elu kestev, et vahepeal ongi vaja nagu, et võtta, te tahadki katsetad 5 AM-i läbi, teegi 30 päeva, ja saad aru, kas see on sulle või mitte, jälle õpid, jälle kogu aeg konstantselt nagu õpid kogu aeg, lähed edasi, et see on niisugune elu kestev teekond. Aga kui ongi nagu, kui kuulajad ka mõtlevad, et kui ongi nagu raske ja on vaja ennast kuidagi nagu motiveerida või aidata, siis kuidas seda teha, kuidas sina seda teed? Vundament paika esimese asjana. Liikumine, toitumine, hingamine ja siis mis see vundamendi osad võiks mul kohe nüüd ei tulegi meelde, aga et nagu elu baasvajadused tuleb paika saada, et baas peab olema, kus sa pead ise tundma ennast hästi. Kui sa ennast ise oma füüsilist kehas hästi ei tunne, siis ülikeeruline on midagi muud teha. Et alati, kui ma olen paari naist ka siin coachinud ja võtan nüüd juurde ka, et siis on ka vundament lihtsalt paika. Kui vundament nagu logiseb, siis noh, pole nagu väga siin midagi muud teha. Et vundament paika ja siis hakkame sealt pealt nagu edasi vaatama, et millised eluvaldkonnad, eluratast teate või? Silme ees on küll. Jah, et seal ongi mingi tervis, suhted, finantsid, mis seal kõik on need erinevad, et siis hakatagi vaatama, et millised nagu kõige rohkem logisevad, et siis hakata sealt vaatama, okei, see logiseb ja mis on siis see, kuidas me saame mingite sammudega hakata, aga see on nagu hästi individuaalne, aga ma arvan, et vundament on esimene ja siis sealt hakata edasi vaatama. Okay. Millal sinu juurde coachingusse tulla saab ja kuidas? No, kirjutame, et ma praegu, mis kuu meil praegu on august? Juuli! Ei ole, meil on praegu täitsa juuli. Juuli lõpp. Juuli, et ma nüüd võtan paar tüdrukut endale juurde ja ühesõnaga peab vaatama. Kirjutage mulle. Võtame järjekorda. Ja täiega. Väga äge, et ma tunnen ja see on midagi, mida ma täiega tahan teha, et ägedaid naisi nende nagu õigele rajale ja aidatagi, aga just kui on nagu hästi rasked olukorrad, et kuidas nagu elus hakata navigeerima, et täiega meeldib seda teha ja hullult nagu sütitab ja see on nagu lihtsalt nii äge on jälgida nagu teiste inimeste nagu teekonda ja seda kasvamist nagu kõrvalt ja nagu inspireerida ja julgustada ja et see on täiega äge. Tundub ka see külmavärinad tulevad peale, et vau, kuhu nüüd tahaks jõuda. Jaa, täiega. Aga kui me räägime sinu sellisest tavalisest tööpäevast, vahet ei ole, kas on tööpäev või on vaba päev, siis kas sul on mingid harjumusi või rutiine? Et näiteks, et iga hommik, ma ei tea, võtad tund aega, lähed teed mingi jalutuskäigu kuskil pargis või midagi? Täna ei ole.
nagu ennem ka rääkisin, see rutiinid väga mulle üldse ei toimi, et ma iga nagu hommik küll, et seda enda aega võtta küll, et aga et ongi, kuidas ma seda enda aega sisustan, et mulle hästi praegu hommikuti meeldib, et mul on mingi Spotify's mingid playlistid kindlad just sellised nagu väestavate laulude ja mingite afirmatsioonidega, et ma siis tunde järgi panen, et okei, mis ma tahan, vahepeal on mingid hullud rohkem mingid siuksed mingid spirituaalsemad laulud ja vahepeal on, ma ei tea, mingi full David Guetta ja mingi davai, kütame, et siuke hommikul ennast õigesti häälestada ja ma arvan, tänulikkus on ikkagi üks asi, mida ma praktiseerin päris järjepidevalt. See vaheldub, kas ma kirjutan üles või ma siis lihtsalt hommikuti olengi nagu nii tänulik mingite lambi asjade eest, mis on nagu nii äge ja kõikide kogemuste eest, et ma olen hästi nagu hakanud kogu aeg nagu tänama kõiki, et mingi aitäh selle kogemuse eest, isegi kui see on fucking nõme kogemus, nagu ma tean, et see kasvatab mind ja ma olen nõmedas, ma olen aitäh toidu eest aitäh ja selline ja et hästi konstantne nagu tänulikkus ja taotluste tegemine, et mul on see podcastis ma enne ka, et okei, millist kogemust ma soovin endale luua, siis taotlen ja siis lasen lahti sellest ja lasen nagu sündida sellel, mis tulema peab, sest üks lause, mis hästi on ka minu elu muutunud, on see, et sa saad seda, mida sa vajad, mitte seda, mida sa tahad. Sa saad seda, mida sa vajad, mitte seda, mida sa tahad. Ehk kui sa nagu paned mingid asjad, tohutud mingid ootused peale, ja siis pettud seal, siis said seda, mida sa vajasid. See on täiega hea lause, aga ma tean, et mul on seda endal öeldud vahepeal, siis jääb täiega närvi. Mingid asjad retsid vahepeal närvi, päriselt, oled raalist usaldan, vahepeal jumala kettasse kõik mingid siuksed asjad täiega ja see on mega fine, mul teavad ülitihti mingid asjad närvi. Aga räägime korra podcastist veel. Kui mõni noor mõtleb, et tahaks ka podcasti hakata tegema, aga ei tea, kust alustada ja kust nagu saada võib-olla kaassaatejuht ja nagu võib-olla natuke mingit rahalist poolt. Kust nagu võiks alustada? Telefon, siuke asi on nagu loodud meil, on olemas enamused, ma usun, et seal on selline koht nagu voice recording, siis palun pane salvestama ka pihta. Et ongi see, et tihti kuhu taha me jääme, miks me ei alusta mingi, siis me mõtleme, mul on veel seda vaja, mul on veel seda vaja, mul on seda, aga mis on see ongi see minimal viable product, mis startupid, see on nagu, et mis on kõige miinimum asjad, millega ma saan alustada, et lihtsalt hakata pihta ja alguses ongi, sa sakidki lihtsalt ja siis hakkad sealt aina edasi minema, et me lükkame nagu asju mingid edasi, sellepärast, et meil ei ole stuudiot, meil ei ole mikrofone, meil ei ole kaamerad, meil ei ole kaassaatejuht, lihtsalt aga hakka lihtsalt pihta. Ja alguses sa sakidki, ongi nõmena. Nii on. Ja täpselt. Ja siis hakkad tegema, siis vaadad üldse, kas see on üldse sinule, sest ei pruugigi olla, sa ei viitsigi teha, sest okei, sa salvestad telefoni, sa pead aru, et okei, mul on vaja neid lasta kuskil laadis, ma pean töötama neid, siis on vaja kuskil keskkondades laadis, vaja mingit pilte, siis on vaja full turu, et nagu see läheb nagu mingi it's a whole fucking job ja sa oled mingi, ma nagu elus ei viitsi seda teha, aga sa proovisid seal ära ja sul ei jää see, et pärast see kahetsus on et ma oleks võinud proovida. Et lihtsalt nagu hakka pihta ja täna nagu kirjuta ükskõik nagu põhimõtteliselt millisele podcastile ja küsi nagu nõu, et lihtsalt tee see esimene samm ära ja julge, et nagu, et võib-olla keegi ütleb sulle ei ja mis iganes, lihtsalt hakka tegema. Ma arvan, et me vaatame ka siin kunagi, kui meil see podcasti seeria läbi saab, siis me vaatame esimest ja viimast, siis me Hannaga lihtsalt vaatame ja naerame, kuidas see nagu muutus on olnud. Ja nii äge on seda muutust näha, et mingi need on need arengukohad, kus me siis olime ja täna ja kuhu me edasi saame liikuda, et nagu see areng on väga kihvt. Ja eriti, kui sa saad tagasi vaadata. Nagu me enne just rääkisime, siis ma arvan, et nüüd on juba nagu see faas, kus me tunneme ennast nagu mugavalt. Alguses oli veits siuke nagu koolilaste tunne, et nii, me nüüd intervjueerime ja nagu vastame meie küsimustele. Et nüüd on... Ja mida aegedest läheb, seda vabamaks te lähete, nagu siis ongi ja siis ongi nii äge teekond teiega. Ma arvan, et sul endal on ka, kui sa nüüd mõtled oma esimestele podcasti osadele ja nüüd viimastele, siis see nii-öelda areng on olnud ikka tohutu. No see on ikka rets. Aga teil on meeletult osasid ka, nii et... No mõned siin on olnud, jah. Tagasi ikka annab minna. Annab minna ise, aga põnevad osad olid alguses ka. Kuulad sa vahest tagantjärgi niimoodi ka neid osasid? Ei, aga ma olin sunnitud. Ma valisin ise seda teha, kui meil oli Kaido Pajumaaga teine saade, siis ma kuulasin meie esimest saate Kaido Pajumaaga üle. Mingi me ei saanud sitta korra, see Kaido Pajumaa jahub mingitest teemadest, aga nagu tegelikult oli päris hea saade. Ma olin isegi nagu üllatunud, et Mihkel muidugi on see, kes seal nagu küsib küsimusi mingi tubli. Aga see ei olnudki nii hull, kui ma arvasin, et ma arvasin, et see on palju hullem, et ma olin mingi täissoga seal. Aga tegelikult oli nagu esimese saate kohta nagu täitsa nagu tead, saade. Aga jah.
meil oli mingi Mihkliga 2 peale üks mikker ja mingi noh. Et nüüd on ikkagi jälle oma mikker, et juba see on areng. Ikka kogemus omaette ka. Teiega. Aga kui teil käivad podcastis erinevad külalised ka, kas on keegi selline, keda sa selles mõtled, et temaga tahaks küll, isegi kui see ei lähe nagu teie saatega kokku, aga temaga tahaks küll saadet teha? Mul on päris mitmeid inimesi, kellega ma tahaks saadet teha ja ma täna just mõtlesin, et me oleme Rain Tungeriga hästi pikalt proovinud, nagu, et ja teda tuleb, aga siis pole õige aeg, siis jälle pole õige aeg ja nagu Alar Ojastuga me ka lihtsalt 3 aastat oli see in the making, kuni üks hetk ta oli mingi davai kutid, et teeme ära. Et esimesena tuli kohe Rain Tunger meelde, kellega kindlasti nüüd 5. hooajal tahaks teha. Ja siis nagu mingi hetk nagu, ma kohe ei teagi, jah. Kellega tahaks veel saateid teha, aga neid on hästi palju ja mulle meeldivad hästi nagu need inimesed, kes ei ole veel üldse nii tuntud, aga kelle sisu on nagu mega ja kes alles hakkavad vaata nagu nii-öelda tuntumaks saama ja et see on hästi kihvt. Et siis sa nagu veel ei tea vaata, mis sealt nagu tuleb ja siis see potentsiaal ja siis inspireerib ja siis on nagu nii äge, siis hakkad nägema selle inimese nagu kasvu. Et see on, ma arvan, veel kihvti, kui hästi kuulsate inimestega teha. Seda küll jah, eks nende kuulsate inimestega ole juba tehtud ka, et võib-olla andagi rohkem võimalusi selles mõttes inimestele. Uued inimesed tulevad peale, no ei ole siin midagi, siin teised peavad ka enda mängu hakkama siin tõstma. Ja meil on palju nooraktivisti, kes siin, meil käivad küll asja, kes üldse on nagu ühiskonnas praegu siuksed tõusudel ja kes nagu ehitavad ennast vaikselt üles. Et äge on nagu kõrvalt vaadata, kuidas nad nagu kasvavad ja kui palju nad on juba tegelikult nagu kasvanud. Mega äge. Ja, aga mis su selle aasta plaanid veel on? Sest pool aastat on ju täitsa alles vees ja mis üldse tulevikuplaanid? No kuna mul nüüd siin hakkas uus elu on ju, et ma olen siin nüüd vastselt siin oma abielu lahutanud on ju ja mul on täiega lihtsalt uus elu, uus kõik, ma ei tea, kõik uksed on kuidagi nagu veel rohkem nagu avatud ja mingi lihtsalt ongi, praegu on täis lihtsalt, okay, mida ma päriselt teha tahan. Podcast on kindlasti number, ma arvan, 1 pärast, iseennast, ise alati number 1 ja siis ma arvan, podcast on hästi suur fookus ja fookus just see, et siis monetiseerida meie podcast, et see päriselt hakkaks meile raha sisse tooma, ta juba vaikselt nagu hakkab, aga me ei ole üldse sinna fookust energiat vaata alla pannud. Et nüüd me vaatamegi, kas me saame endale nagu manageeri, kes hakkab meil nagu koostöid tegema ja et eesmärk, et see podcast lihtsalt tooks meile täiega nagu rahalist energiat tagasi. Et see on hästi suur fookus kindlasti. Ja siis ongi, ma tahangi nagu vaadata, et kuidas ma siis kõige paremal viisil täna nagu naisi aidata saan. Et nagu vaatame, ma ei tea, no kindlasti septembris on juba teine pilt ees, aga praegu ongi nagu nii äge, et nagu kõik on nii palju, nii võimalik, et ma tahan raamatut kindlasti teha, nagu mitte ise kirjutada, vaid just võib-olla siis podcasti mingit nende lõikude põhjal, et kuidas tulla väljakutsetest, aga just naistele. Ja ma tahaks teha mingi täiega ilusat raamatut, et see on mingi täis kunstiteos, aga et sisu on ka mingi lihtsalt nagu maksväärtuslik. Kui seda tahaks teha, ongi nagu nii palju asju, lihtsalt tahaks teha reisida kindlasti tahaks ja ongi sükeste ägedate inimestega kohtuda ja teie võib-olla teekonnal kaasa aidata, et nagu mingid süksid ägedad asju ja mingid konverentsi juhtimisi on tulemas ja et äge, vaatame, mis see aasta toob, nagu 2022, mida aastat? Aga kas kuhugi on juba näiteks lennupiletit olemas ka, et sa tead, kuhu järgmisena reisile lähed? Ei ole. Aga mul on tunne, et ma võib-olla septembris lähen ka teen seda Camino de Santiago teed palverännakut. Võib-olla. On siuke nagu mingi, et läheks mingi kõnniks ja ka just praegu on nagu liiga kuum, et läheks võib-olla natuke mingi septembris. Aga siis on õnneks inimene, kellelt nippe ja trikke võtta. Mis kellelt, mis asja? Mihkel. Ma mõtlesin, äkki keegi teist läheb just. Ja täpselt Mihkel on juba ära käinud ja Mihkel tahab ka mingi aeg kindlasti nagu uuesti minna. Et see on siuke mõte praegu, mida võiks teha. Aga ma ei tea, võib-olla juba homme, ma ei tea, lähen New Yorki, I don't know. See tundub, kogu see palverännaku tee tundub nii nagu suur asi, et reaalselt, ma arvan, kui ma selle ära teeks, siis ma lihtsalt tunnen, et ma olen maailma vallutanud. Ma arvan, et mul sama, sest mul on kõik nagu päris palju hirme mingi üksinda reisimise osa, just, et sa oled mingi terve tees, kohtud seal muidugi mega paljud inimesed, tegelikult ei ole üksi, aga just see, et sa mingi lähed üksi ja siis sa pead mingi, kus sa ööbid seal ikkagist nagu midagi, see tundub selline ikka nagu mingi, nagu et siuke ka hea täiega väljakutse. Et kui ma selle ära teen, siis ma arvan ka, et on nagu mingi next level. Aga räägime natuke hirmudest ka. Kas sul on mingeid selliseid
hirme näiteks, noh, ongi putukad või kinnised ruumid või? jaa mõlemad on. Putukatega ma olen juba saanud nagu paremasse kontakti, et ma nagu nii väga neid enam ei karda, et ma juba olen nagu mingi tšau ämblik, what's up, on ju, et mingi liigutame siis kuskile mujale, et kui noorena ikka hakkasid karjuma ja pissid röökima ja mingi nagu jooksid ära, sest nagu maailm hakkas otsa saama, et siis täna kui ma juba nagu mingi sõber putukas tuli küll, aga mingi prustakad ja see on ikka nagu täielik, ma olen nagu ei. Ja kitsad ruumid mulle ka üldse ei sobi, et mul on vaja täiega avarust. Aga mul mingi täisklaustrofoobiat ei ole, et mingi liftis ikka saan olla ja see, aga ei meeldi. Võimalikult kiiresti ikka ära saada. No jah, nagu teeme ära lihtsalt selle, et siis liigume jälle mingi avarustesse, et avarad ruumid ja mingid kitsad toad ja need üldse ei lähe peale. Aga kuidas on üldse, kui meil keegi nüüd kuulab ja tunneb, et tal on ka selline mingi hirm, siis mis sa arvad, kuidas on võimalik hirmudest üle saada? Oleneb millisest hirmust, tegelikult võib-olla vahet ei ole. Ma usun, et teraapias saab mingite energiatööde asjadega, võid sa läheb siin mingi uga-puuga jutuks, aga et kuidagi et saada kätte, et miks sul, kus kohast sul see hirm nagu tuli, et see koht nagu kätte saada, siis see koht lihtsalt ära lahendada. Et ma arvan, et sellised tänapäeva energiateraapiad on nagu siuke kiirtee, kus nagu saab asjadele nagu tõenäoliselt näppu peale panna. Aga muidu lihtsalt nagu jah, no siis peaks ju võtma spetsiifilisemalt mingi hirmu ja hakkama seda vaatama, et kuidas nagu seda ka kõigest saab lihtsalt hakata tegelema sellega. Aga ta ongi nagu, mis hirm on, et kui palju see su elu nagu mõjutab, et ma ei tea, see mingi putuka hirm on täna nagu ma ei tea, mul on nagu palju muid asju võib-olla kuhu fookust panna, aga kõike saab lahendada, kõike saab nagu paremaks teha täiega. Aga kui ongi näiteks hirm, et ma ei saa hakkama, sa tahakski näiteks mingit nagu ägedat väljakutsut, nagu me enne arutasime, võtta vastu, aga sa ei ole päris kindel, kas sa saad sellega hakkama ja võib-olla on natuke nagu siuke, tuttavad ei toeta ka kõige rohkem, et mis siis nagu teha? See ongi esiteks nagu, et need on nii okei mõtted ja tunded, mis meil kõigil nagu tulevadki pähe nagu kõigil inimestel, et lihtsalt kui sa ei usu, kuuleme Täitsa Pekis saadet, et lihtsalt sa saad aru, et mingi nagu kõik, keda sa imetad, kõigil on hirmud, kõigil on ebakindlus, et nüüd ongi lihtsalt see küsimus, kas sa lased selle ebakindlusele hakata enda elu juhtima või mitte, et hakatagi endalt küsima, aga miks ma kardan? Miks sa hakkad küsima selle, hakkad aina sügavamal nagu jõudma endas, et nagu mis on need kohad, nagu miks nagu teiste arvamus on sinule nagu nii oluline, on ju, et mis seal nagu päriselt taga on nendel asjadel, et seal nagu on nagu päris palju asju hakkab nagu pinnale kooruma, aga ongi, et hakkad oma vundamendiga tegelema ja kui sa juba saadad enda enesetunde nagu heaks, et sa tunned ennast enda kehas nagu hästi, no siis sealt on juba parem mingeid valikuid teha. Ja ongi nagu võtta endale mingi coach, mentor, keegi nagu sõber, kes aitab sul peegeldada asju ja tuleb lihtsalt hakata tegema, et vahepeal lihtsalt on, see fucking pead selle asja ära tegema, lihtsalt selle esimese sammu. Siis tegelikult kui selle ära teed, seal mingi, miks ma seda ei teinud nagu 2 aastat varem, et tegelikult nagu need hirmud kõik meie peas on, see on illusioon, nagu neid tegelikult eksisteeris, siis meie ego tahab meile kohe, sa tegelikult ei saa hakkama sellega, vaata, et see on, ja kui sa hakkad nagu enese arengu iseendaga tegelema, siis hakkad nagu neid asju nagu ükselt lihtsalt nägema. Ja ongi, täna on ju nii palju raamatuid, kursuseid, kus sa saad käia, mida lugeda, et lihtsalt nagu võtta üks asi, mis kõnetab kätte, hakka lugema. Ja kui see raamat ei kõneta, mis raamat see on, pane kohe kõrvale, võtta järgmine, et mul on nii palju raamatutega see on ja keegi soovita, oi kui hea raamat, aga millest sa räägid? Panen raamatu riiulisse, 3 aastat hiljem mine perse siuke raamat, või vabandust. Kataudime pärast. Lõigake see koht mul välja siit. Ei hullu, meil ei ole tsensuuri. Aga kui sa vaatad, võib-olla mitte tagasi isegi, vaid praegu oma elus, siis mille üle sa ütleks, et sa oled kõige uhkem? Kõige uhkem? Ma olengi selle üle, et ma olen kõiki neid, et ma olen hästi julge olnud kõikides oma tegemistes ja otsustes. Et ma olen hästi tänulik ongi enda 5 aastat kestnud abielule, et see oli üks mu elu kõige ägedamaid perioode, täiega uhke selle üle, et me julgesime abielluda, et me julgesime koos hakata ettevõtlusega tegelema, et ma olen täiega uhke, et mul on nii palju ägedaid inimesi enda ümber, nii palju ägedaid sõbrannasid, sõpru, et ma olen täiega uhke selle üle, et ma julgen unistada ja tegutseda nende unistuste nimel. Ja nii hea küsimus, aitäh sellest, vau, jaa, äge. See tekitas endalgi sooja tunde sees. Jaa, nii tore.
aga kui siin juba unistustest ja uhkusest jutt, siis mida sa kahetsed, et oleks võinud näiteks nooruspõlves teistmoodi teha või millestki rohkem osa võtta? Ma ei kahetse midagi, sest nagu siis ma ei oleks muidu täna siin, ma istuks täna teiega siin, siis ma oleks mingi täiesti teist teekonda läinud, sest iga otsus, iga valik mõjutab meie elu, aga mida võib-olla ma oleks soovinud, et ma oleks võimaluse andnud, olekski näiteks kuskil välismaal käia vahetusüliõpilasena, et võib-olla sellist sükest võib-olla nooremana rohkem sellist reisimist kuidagi just nagu võib-olla veel vabatahtlikuna kuskil midagi, et võib-olla see, et mida nagu kui on noortel võimalus, et kavastada lihtsalt maailma, et see on võib-olla selline koht, et mida oleks võinud võib-olla veel vaadata, aga noh, kui ma oleks teinud, siis ma täna nagu siin ei oleks ja see on päris hea koht, kus täna olla. Millist nõu sa 16-aastasele iseendale annaksid? Ei pea 16 olema, võib ka 18 olla. No seal siuke teismeline. Jah, teismeline. Vau. Millist nõu ma annaksin? Et iga asi juhtub täiega põhjusega, lihtsalt naudi teekonda ja ära vahepeal muretse nii palju. Ja ära üle mõtle. Täpselt ja, et lihtsalt mine ja kõik läheb täiega hästi ja lihtsalt naudi teekonda. Et lihtsalt nagu nautida seda olukorda, kus me oleme, sest nagu see elu meil siin saab nagu nipsuga selles mõttes otsa. Et nagu vahepeal on vaja lihtsalt vaadata peeglisse ja saada aru, et nagu see aeg läheb lihtsalt nii kiiresti, et nagu 30, 40, 50, 60, 70, 80, et see läheb nii kiiresti, et see täiega nautida seda teekonda ja lihtsalt mõelda ongi nagu, mida ma päris teha tahan, mis teeb mind õnnelikuks, nagu kuhu ma tahan jõuda, et lihtsalt elu on nii äge, kui osata seda näha. Ja. Mis sind õnnelikuks teeb? Täna mind teeb täiega õnnelikuks see, näiteks ma saangi teiega siin olla. Kõige õnnelikumaks teeb, et ongi, et mul on vabadus täna, vabadus valida, mis ma tahan teha ja mis ma tahan homme teha, kuhu minna. Et ma olen võtnud vastutuse enda elu eest. Ma olen see teeb mind kõige õnnelikumaks ja siis minu nii ägedad sõbrad teevad täiega õnnelikuks mind. Täna. Ja tuleviku osas, millest sa unistad? Kuhu sa jõuda tahaksid? Ma unistan veel suuremast, ma unistan siis veel, nagu veel suuremast vabadusest ja nagu finantsilisemast suuremast vabadusest, et kuidagi luua endale selline nagu elu, kus ma ei pea ikkagi nagu finantside peale mõtlema. Ja ma unistangi sellest, et ma saaksin täiega maailmas ringi reisida ja ka, et ma ei pea üldse raha peale mõtlema, et ma saan täiega nautida, et ma tahaks sellist teha veitsa mingid, ma ei tea, aasta aega kuskil lihtsalt ongi mingi 2 palil, siis ma ei tea, kuskil veel mujal Tais, Lõuna-Ameerikas, et täiega tahaks maailma avastada mingi hetk, aga praegu ma tunnen, et ma tahan täiega Eestis olla ja siin ongi täiega podcasti teha, inimesi inspireerida, aidata, julgustada, et ma unistan lihtsalt et sellest, et ma just jätkaksin selle julgusega, mis on mind täna siia toonud. Kui me hästi kaugele tulevikku lähme, siis kas sa näed, et vanaduspõlve veedad sa Eestis või kuskil välismaal? Sõbrad, kes nagu ei tea päris, mis ma nagu homme teen, et mul pole õrna aimugi, mida ma teen mingi aasta või 2 pärast, et mul pole õrnagi aimugi, mida ma teen nagu 70 või 80 aastaselt, ei tea, võib-olla ma elan Marsil, et nagu tulete külla või midagi. Ikka tuleb ju suurelt unistada. I have no idea, siin nagu maailm praegu liigub vaata siukse kiirusega, ma ei tea, mingi homme tuleb Elon Musk, ütleb, lähme, ma mõnda vaina, let's go, siis seda, kuigi ma nagu väga vist kosmosesse ei taha reisida, tundub nagu väga klaustrofoobiline kogemus, aga täna ma ei kujuta ette. Meil on sinuga täiega mõnusad tund aega olnud. Väga äge, mul ka. Ja me hakkame vaikselt lõpupoole jõudma, aga enne kui me veel su ära laseme, siis me oleme siia podcasti lõppu loonud sellised 3 küsimust, et natuke seda podcasti haakida ka meie selle aasta konverentsi teemaga, milleks on just Mina muudan maailma. Ja ma küsiks esimese küsimuse su käest, et mida teed sina täna, et maailm oleks parem? Ma arvan, et see tuleb tagasi selle küsimuse juurde, et kõik algab sinust endast. Et mina täna võtan vastutuse ise enda elu eest,
ja ma tegelen iseendaga, et olla iseenda parim versioon. Ja kui mina tegelen iseendaga ja ma olen iseenda parim versioon ja nagu elan täis oma potentsiaali, siis ongi ja siis maailm minu ümber muutub nagu. Räägin ühe inimesega, ta saab mingi inspiratsiooni ja siis läheb nagu kulutulega, et lihtsalt täna ma tegelen iseendaga. Kui ma tunnen ennast hästi, siis loodetavasti on teised ümber samamoodi ja tunnevad ennast hästi. Õige. Räägi eeskujust ka. Kes on täna sinu suurim eeskuju? Jennifer Lopez, ma arvan. Tuli kohe esimesena. Ma just vaatasin tema seda Netflixis, oli tal mingi dokumentaal, kus ta seal Super Bowlile ettevalmistus on ja siis ma olin ka mingi nagu siuke naine lihtsalt nagu mingi 50 ja nagu nii ilus, nagu niimoodi teeb siuksed esinemised, siuke commitment on ju. Nagu lihtsalt mingi, kes sa oled, nagu palun mulle ka, aitäh, mingi, no nagu nii äge naine lihtsalt. Et see film ka mind täiega inspireeris, et tema oli nagu esimene, kes mulle praegu meelde tuli. Ta ju just abiellus ka. Jaa, mingi mida hullu, no nii äge, mingi et kõik on nagu, et ongi, sa võidki lahku minna, siis sa võid jälle mingi 50 aasta pärast jälle sama, nagu kõik on lihtsalt võimalik, et lihtsalt usaldada seda teekonda. Absoluutselt. Rääkides Jennifer Lopezi filmidest, siis ma just talvel käisin, või külmal ajal, Eestis on kogu aeg külm, aga käisin kinodes jooksis Merrimi, ehk siis abiellume. Jaa, see oli ka nii tore. See oli nii hea reast. Kes ei ole näinud, ma soovitan kõigil vaadata, sest nagu ma ei oleks arvanud, et mulle meeldib, kuidas Jennifer Lopez filmides kuskil nüüd on. Ma tean, et tal on varasemalt ka filme ja need on tegelikult kõik väga head olnud, aga see oli küll lihtsalt need laulud on mul siiamaani kuskil playlistides lihtsalt. Nii äge megafilm, nii rändam, aga ma käisin eile üle pika uuesti kinos ja siis ma käisin Top Guni vaatamas. 10 lihtsalt. Nagu sorry sõbrad, lihtsalt nagu nii meelelahutuslik, nii põnev, nii naljakas ja täis klišee lihtsalt. Või just nii äge. Just mingi, kes veel ei ole näinud, mingi just vaadake Top Guni. See on ka jah. Ma käisin isaga seda koos vaatama, siis mul vahepealt olid pisarad silma, siis mu isa hakkas mind kiusama. Nutad või? Aga ei, see oli sama, väga äge. Ikka osatakse häid filme teha. Seal on väga ägedad stseenid ja nagu see sisu on väga hea. Ja näitlejad muidugi on ka väga head. Aga kui sa peaksid noortele soovitama midagi, mida kuulata, vaadata, lugeda, mis sa soovitaksid neile? Nüüd oleks natuke veider, kui ma ei soovitaks Täitsa Pekis saadet kuulata. Isegi kui sina oleks seda teinud, siis meie oleks ikka soovitanud. Täpselt, et ma soovitan ja täiega kuulata meie Täitsa Pekis saadet ja lihtsalt, kui sa ei ole ühtegi saadet kuulanud, lihtsalt nagu sirvi vaata, mis alguses sulle võib-olla kõnetab ja kui ei kõneta, võta järgmine, anna võimalus mingi 3 saatel, et kõik külalised ei olegi täna nagu sinu jaoks, et kuula Täitsa Pekis saadet ja kuula Blondcasti. Raamatute koha pealt ongi lihtsalt nii, et mine lihtsalt raamatupoodi ja lihtsalt võtta see raamat, mis siit kõnetab, et nagu ma võin täna soovitada mingi 10 raamatuid, aga need olid nii erinevates eluetappides, et see peab hästi kuidagi nagu vaatama, mis sulle täna sobib, et kus sa täna enda eluga oled ja mis sulle sobib, aga neid võimalusi on lihtsalt ongi täna nagu hästi palju, et lihtsalt võta midagi, hakka kuskilt midagi minema, siis kui see ei ole sulle, siis võta järgmine ja Lewis House'i mulle väga meeldib kuulata ja Jay Shettit ja et neid podcast'e on täna mitmeid. Aitäh! Aga aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh, et sa jagasid oma lugu ja kogemusi meiega. Aitäh kuulajatele. Ja jälgige kindlasti Täitsa Pekis saadet, jälgige meie saate külalist ja kohtume teiega juba järgmisel nädalal.